Ühesõnaga, see on nii naljakas, kui sa siia tulid, siis ma alustasin juttu sellest, kuidas ma ei tahaks sinuga rääkida veel sellest tehisintellektist ja sellest, kuidas ta nüüd kasutatakse kõikideks asjadeks, sellepärast, et mulle tundub see teema nii ära leierdatud ja nii mõttetu ja et siia ei saa nagu mitte midagi asjalikku või sisukat juurde öelda. Ja nüüd me jõudsime selleni välja, et me üritame lasta AI-l teha lugu, et sellest siis nagu natuke rääkida. Jaa. Ma ei ole üldse rahul selle asjade käiguga. Et AI nüüd muusikat ka teeb. Ei, sellest räägi. Ei, noh, see on paratamatus, midagi pole teha, see on umbes sama nagu üritada mitte rääkida õhust praeguse seisuga, et see ümbritseb meid ja on igal pool, nii et isegi kui me ei räägi sellest, siis see on aktuaalne, ütleme nii. Okay. Aga ma pean ütlema mõned märksõnad siis. Ja ütle, mis lugu me kasutame praegu sellist rakendust nagu Suno. Ütle mulle, mis loo Suno võiks teha. Okei, inglise keeles peab olema. Sa võid mulle öelda eesti keeles, aga ma tõlgin ta inglise keelde, kui ma see kirjutan. Okei. Ma ütlen sulle siis niimoodi, et 15-sekundiline laul koerast, kes lendas kuule ja hakkas seal ulguma nagu Björk, võiks olla techno-beadiga laul. Kas sa ütlesid 15 minutit või 15 sekundit? Sekundit. Nii, ma kirjutasin nüüd niimoodi, et make me a 15-second song about a dog that flew to the moon and started howling like Björk in the style of techno. Kas see kõlab umbes nii, nagu sa soovid? Jah, proovime, mis saab. Ma võib-olla paneks in the style asemel to the beat of techno või midagi sükest. To the beat of techno, okei. Or to a techno beat, ma ei tea, kuidas AI eelistab, mis sorti laused AI-le meeldivad. Ma panin to a techno beat, vaatame, mis ta meile genereerib. No võt näed, couldn't generate, tead miks või? Miks? Sest see sisaldas sõna Björk. Okay. Nad kindlasti on saanud kõvasti peksa, sellepärast, et nad justkui, ütleme nii, et absoluutselt kõik suuremad need AI mudelid varastavad loomingut, sellest sest nad lihtsalt võtavad mis iganes sisu nad vähegi leiavad ja söödavad seda oma mudelile sisse ja kuna sellepärast on neid palju õigustatult kritiseeritud, siis ilmselgelt sa ei saa talle öelda, et kuule, et laula mulle nagu Axl Rose. Ja viimane avalik skandaal oli ju seotud OpenAI ja Scarlett Johanssoniga, kes mäletad seda? Ja see, ütleme siis ChatGPT 4o kõlas hästi palju nagu Scarlett Johansson. Kuidagi nii. Ja loo tegi eriti tobedaks see, et nad olid eelnevalt küsinud Scarlett Johanssonilt, kas ta oleks nõus andma oma hääle sellele AI assistendile ja ta keeldus ja siis nad ikkagi tegid tema häälega AI assistendi, nii et minu arust nad läksid kohtusse isegi selle pärast. Ma võtan siit Björki ära. Võta ära Björk, aga and starts howling like a trap rapper. Vaatame, mis siis saab. Proovime. AI siin nüüd genereerib. Kuidagi see on nii naljaks, kui ma siin oma ette istun ja tavaliselt rahulikult tööd teen, siis ma ei kuule akna taga üldse mingit lärme. Nüüd, kui me salvestame, oleme hakanud ja palav päev on ja me ei taha, et aken kinni oleks, et väljast tuleb igasugust, ma ei tea, puurimist ja krõbistamist ja kõike muud. Meie esimene lugu on valmis. Ta pealkiri on Lunar Pup. Ta on futuristic techno high energy lugu. Ja me võime seda nüüd kuulata. Stars on blast, no fear, no tear. Hit the board, pulse, touch down. Spacesuit swag, canine crown. So trap, lunar vibe. Bass drum bark, full moon trap. Balls in the air, techno jam. Space the flying, interactive bam. Interactive bam. So trap, lunar vibe. Bass drum bark, full moon trap. No ma ei kuule, et oleks kuskil ulguma hakanud, aga lugu tuli pikem kui 15 sekundit. Okei, prügikasti see tarkvara. Nii et ühesõnaga, mul on ikkagi tunne, et see päris nii ei tööta, aga see lugu iseenesest on impressive.
Ei, ma tahan oma raha tagasi, seda raha, mida ma pole isegi maksnud kuskil. Okei, ühesõnaga Suno on mulle võlgu selle raha, mis ma kulutasin transpordi peale, et siia tulla. Ma tulin hästi imelikult sulle külla täna. Ma mõtlen, et selles suhtes, et kui sa selle kirjelduse, mida sa just mulle andsid, annaksid nagu päris produtsendile, siis ma olen üsna kindel, et ta peaks sellest 15 sekundi piirist kinni ja kindlasti ta paneks selle koera ulguma või kasutaks mingid sampleid selleks. Aga noh, see selleks, ütleme, kogu see tehnoloogia oma olemuselt on muidugi väga muljetavaldav ja vägev, et me nii saame teha lihtsalt. Endiselt ma jõuan sinna, et sellest ei ole midagi väga huvitavat enam rääkida. Me oleme juba rääkinud sellest pikalt, kuidas AI võtab ära töökohad kohtades, kus on võimalik sellist nagu üsna lihtsamat analüüsi teha või kokkuvõtteid või ma ei tea, jutupunkte või siis sellist nii-öelda üldist graafilist disaini või muusikat, taustamuusikat, aga mul on väga keeruline hetkel ette kujutada, et seda kuidagi saaks huvitavaks täna rääkida. Ma olen väsinud sellest teie. Oota, mina olen natuke põnevil ikkagi, ma tahaks ühte asja veel proovida, kui tohib. Nii, proovime. AI looming ei ole huvitav. Ma tahaks... igav. Mulle vähemalt tänaseks. Ma arvan, et see on siuke katsetamise küsimus. See on umbes sama nagu vaata siis, kui rääkides Björgist. Björgil oli väga lahe podcasti, limiteeritud podcast, kus oli, ma ei tea, kas 8 osa või osi oli nii palju, kui on tal albumeid, stuudioalbumeid seni välja tulnud. Ja siis igas osas ta rääkis ühest konkreetsest albumist, nii et kui sa terve selle hooaja otsast lõpuni ära kuulad, siis sa saad nagu Björgi enda suust, tema enda jutustuse sellest, kuidas ta jõudis nagu nullist sinna punkti, kus ta on täna muusikuna ja inimesena. Ja siis ta rääkis, kuidas siis, kui ta hakkas oma albumit Vespertini tegema, mis oli, kas see tuli välja aastal 2000 või võib-olla tuli, et siis paljud inimesed ütlesid talle, või ma ei tea, kas paljud, aga mõned inimesed ütlesid talle, et lihtsalt niimoodi nagu laptopiga teha muusikat on mõttetu, sest et see ei ole mingisugune muusika või et see ei ole muusika, mis saab kuidagi nagu olla elus ja päriselt nagu hingata ja inimestele korda minna, sest et see on nii sünteetiline ja tehislik. Ja ta oli just saanud... Miks seda laptopi kohta öeldi võrreldes näiteks ükskõik mis teise arvutiga, mida tollal kasutati? Ei, no lihtsalt, sest ta oli tuuril ja see oli esimene kord, kui laptopid ja muusika tarkvara olid jõudnud sinna punkti, kus päriselt sul oli mugav võtta kaasa lihtsalt kogu oma helistuudio nagu siukses väikses masinas, mis sulle mahtus kotti ja ta tuuril olles hotellitubades ja igal pool mujal lihtsalt nagu esimest korda sai teha niimoodi, et ta lihtsalt võttis kotist välja mingisuguse masina, kus sees oligi tal tema enda kogu helistuudio. Varasemalt oli pidanud alati tegema seda päris helistuudios. Et siis oli esimene album, mille ta tegi sellisel moel, aga inimesed kohe nagu hoiatasid teda, et sellest ei sünni mingit päris muusikat. Et mulle praegu tundub see AI arutelu natuke sarnane selles osas, et muidugi see on igav, kui me ei oska anda neid õigeid märksõnu, sest me ei ole veel õppinud tundma kõiki neid tarkvarasid piisavalt hästi, ma arvan, aga ma arvan, et see on nagu, see on ilmne, et see on väga aega kokkuhoidev viis teha midagi, mis muidu võiks olla väga-väga nagu ressursimahukas, et sul on vaja igasuguseid klahvpille, erinevaid, ma ei tea... Tundide viisi stuudioaega kasutada, et arranžeerida ja salvestada. Istuda seal koos mingisuguse produtsendi või helitehnikuga ja ühendada seadmeid kokku ja lahku ja nii edasi. Et ühesõnaga, et see, et me lihtsalt niimoodi paari nupuvajutusega saame juba neid nagu väga keskpäraseid tulemusi on ikkagi nagu muljetavaldav. On ja minu kriitika ei ole sellele keskpärasusele, sellepärast, et ütleme jällegi, on täiesti selge, et see tehisintellekti areng või ütleme nende rakenduste areng praegu võtab ära väga palju tööpõldu
selliselt nagu noh, loometöölt, mis ongi nagu otseses mõttes nagu loometöö, et tuleb mingeid asju kiiresti valmis treida. Ja muidugi, kui me tegime ka neid esimesi pilte ja luuletusi ja muinasjutte, siis nende erinevate siis kas ChatGPT abil või siis erinevate nende DALL-ide ja teiste nii-öelda pildigeneraatorite abil, siis need nägid väga muljetavaldavad välja, et keegi suudab võtta lihtsalt teksti ja teha midagi sellist, noh samamoodi muusikaga ja kõikide teiste nii-öelda nende rakendustega, et need rakendused on kasulikud ja nad teevad asju, mida on vaja. Minu kriitika ei ole sellele, et nad on nagu keskpärased või kõlavad nagu noh, ütleme selliselt tehislikult, sellepärast et see kõik on nagu ka tehnoloogia arenemise küsimus ja me oleme juba näinud, kuidas väga lühikese ajaga väga kaugele jõutud. Minu noh, nagu pigem on see, et nojah, mis siis, et noh, see on nagu noh, mul on tunne, et vähemalt hetkel praegu ei too see AI kaasa mitte nagu sellist meeletut nagu arenguhüpet. Ta lihtsalt muudab praegused tegevused efektiivsemaks. Ja noh, see on arenguhüpe, on ju, aga noh, sellist võib-olla mu nagu see väsimus sellel teemal on see, et mul on tunne, et inimesed on selle nii ära leierdanud nagu teemana, et justkui nagu me ootaks või eeldaksid mingit nagu absurdselt mingit täiesti uut uskumatut väärtust, kuigi tegelikult need on lihtsalt tööriistad, mis muudavad palju tööd efektiivsemaks ja see on juba suur asi. Noh, ütleme niimoodi, et ma eeldan, et väga paljudes suurtes ettevõtetes töötavad inimesed, kelle töö on nii, et iga aasta lõpuks peab ta tegema umbes 20 inimese töö, noh, ütleme ära kaotama. Et ta peab automatiseerima terve hulga töökohti ja need erinevad lahendused, mida me praegu välja töötame nende nii-öelda algoritmide põhjal, võimaldavad väga-väga suurt hulka töökohti automatiseerida ja sellel on tagajärjed ja sellel on nagu kõik muu. Lihtsalt ütleme sellises nagu loomingulises mõttes, noh, suhteliselt igav on vaadata neid AI pilte ja suhteliselt igav on kuulata neid laule, sest need ei anna nagu, see diskussioon on nagu kuidagi selle piirini, et vau, kui äge see välja näeb, et päriselt see on võimalik, uskumatu. No ja mis siis? Või kuidagi see nagu, see ei tekita muus enam sellist nagu, võib-olla see on mingisugune sisemine leppimine sellega, et we're all screwed anyway. Et nagu suur osa loomingutööst on automatiseeritav, great. Aga teistpidi see on ka nagu selline lihtsalt, et see on nii üle haibitud teema. Noh, mingis osas õigustusega jällegi, ma ei taha nagu pisendada seda, et tõesti mingi meeletu hulk tööd on võimalik automatiseerida, sellel on hästi suured tagajärjed majandusele ja heaolule. Aga see nagu selline üldine nagu siuke Silicon Valley optimism narratiiv selle ümber vist on see, mis mind kõige rohkem häirib. Ja ma olen nõus, et see on väga ära leierdatud teema ja mingeid uusi jutupunkte tutvustada on väga raske. Ja me saame öelda näiteks seda, et me kasutasime AI-d selleks, et need meeldivad asjad elus ära automatiseerida, mitte selle raskem osa, mida ma oleks pidanud, et meil läks aega loominguks või mingid siuksed laused, mida kõik kasutavad. Oota, inimesed kasutavad sellised laused, et meeldivad asjad tuleks ära automatiseerida või? Ei, nad ütlevadki, et miks me kasutame AI-d selleks, et neid toredaid loomingu asju nii-öelda, et AI oleks pidanud meid vabastama sellest raskest tööst, et me saaksime rohkem keskenduda loomingule, selle asemel on ta ära võtnud meilt loomingu. Siuke, jah, tore. Ja. Ei, ma arvan, et see on mingisugune siuke see on mingisugune tööriist, mille täit potentsiaali me veel ei mõista ja inimesed lihtsalt katsetavad ja proovivad teha lollusi ja vahepeal ka nagu huvitavaid asju. Aga ilmselt see kuskile lähiajal ära ei kao ja see, mismoodi see päriselt meie igapäevaelu niimoodi dramaatiliselt muutma hakkab, seda me võib-olla näeme hoopis mingites teistsugustes ilmingutes, võib-olla see ei avaldu otseselt muusikas, võib-olla see ei avaldu otseselt visuaalses kunstis, vaid see dominoefekt jõuab lõpuks välja mingisse täiesti ootamatusse kohta. No lihtsalt selliseid näiteid on palju IT-maailmast ja ma ei tea, tarkvaraarenduse maailmast. Ma hiljuti näiteks lugesin Wiredist lugu selle kohta, kuidas Slack
tekkis ja kuidas ja miks Slacki helid ja näiteks eriti see huddle, kui sa oled kasutanud Slackis seda audio ja videokõne sellist toakest, kuhu inimesed saavad hüpata alati, kui vaja. Et siis seal on siuke lifti taustamuusika. Slack sündis sellest arvutimängust ju. Jaa, et siis lugu oligi sellest, kuidas kõigepealt tehti arvutimängu. Aga see mäng sai valmis päriselt või? Ei, see mäng oli nagu, ma ei tea, betas vist, ma ei tea, kui valmis ta sai, aga kuna üks selle firma töötajatest oli eestlane Kanadas, siis ma juhtumisi sattusin temaga Twitteris rääkima ja tänu sellele sain ligipääsu sellele demole. Wow. See oli täiega äge mäng, mulle nagu täitsa meeldis. Okei. No siis sa tead, see on väga üllatav, et sa ma olen isegi üllatanud. Eestlane Kanadas, okei. Oli minu meelest niimoodi, et selles mängutiimis, ma ei tea, kas ta läks Slacki kaasa. Tervitusi eestlasele Kanadas siinkohal, aga me saime teada, et või ma sain teada seda artiklit lugedes, et tõepoolest Slack oli osa ühest videomängust üldse. See videomäng ei saanud lõpuks valmis ja vist lasti seal lahti inimesi ja siis need, kes jäid, see väike käputäis inimesi, nemad siis jäid edasi arendama ühte tahku sellest mängust, mis oli siis põhimõtteliselt Slack või selline algne versioon Slackist. Täiesti jabur asjade käik ju selles mõttes, et mäng ja Slack on ikkagi kaks väga erinevat asja, jah, need mõlemad eeldavad mingit programmeerimistööd ja sellist nagu tarkvaraarenduse poolt, aga need on ikkagi nagu täiesti, see on umbes nagu, et hakkad meeskonnaga ehitama maja ja siis lõpuks hoopis ehitad tellise tehase. Või isegi mitte hoone, vaid sa ehitad, ma ei tea, nagu mingisuguse kanuu või midagi sükest, et põhimõtteliselt mõlemad nõuavad nagu materjalide kokku klopsimist mingil moel, aga tulemused on nagu väga erinevad või väga erineva otstarbega. Ma üritan nüüd välja guugeldada natukene pilte selle mängu kohta või mingit sellist nagu, siis ma saan aru, Glitch oli selle asja nimi. Jaa, Glitch, jah. Mingid lapsed karjuvad. Lapsed karjuvad. Aga nad on AI lapsed, ma näen. Neil on see AI watermark on lauba peal. Nii see läheb. Üritab oma mainet siin praegu heastada. Kas sa arvad, et me olime nendega kuidagi väga kurjad? Mina olin väga kuri ja ma tahan ühte asja veel proovida, enne kui meie see praegune segment lõpeb. Ühesõnaga, et Slacki helid siis olid ka selle arvutimängu helid esialgu ja see muusika seal. Slack oli väga nunnu programm, kui ta alguses tuli, vaata, kõik olid väga nagu armunud Slacki, kaasa arvatud mina, mulle ka ta väga meeldis ja sellel oli vist see nagu värk, et põhimõtteliselt ju kõik vihkavad e-maili ja kõike, mis on seotud töökommunikatsiooniga. Slack oli kuidagi siuke nunnu ja uus ja seda ei olnud nii palju kui e-maili, aga sellega ongi vist seda, et kuna Slack nagu väga kiiresti asendas nagu sellise suure osa töösuhtlusest, siis varsti oli teda väga palju, ta ei olnud enam üldse nii nunnu. Ja nüüd põhimõtteliselt Microsoft on ju hästi suure osa Slacki turust ära söönud, sest Teams. Ma ei kasuta, alati kui ma pean kasutama Teamsi, mida juhtub võib-olla umbes 1 kord aastas, siis ma korraks nagu ehmun, et umbes siuke tunne nagu keegi viskaks mind jääkülma basseini ja ma pean see ongi sellest, et kui sul on ettevõte, mis on üles ehitatud Microsoft Exchange serverile, mis on väga suur osa suurtest ettevõtetest, siis nad ei hakka mitte kunagi sellelt ümber minema või vähemalt see transition cost on nii suur, et nad ei taha. Nii et vähemalt väga suure osa korporatiivmaailma jaoks tuli korra Slack, katsetati, aga kuna ta ei olnud nagu seotud Microsofti selle Exchange serveriga, siis Microsoft tegi Teamsi ja võttis kogu selle nii-öelda turuosa ära põhimõtteliselt. Okei. Ma ei tea, mida tähendab Microsoft Exchange server või... See on nende see nagu ärilahendus, mis kaasab endas nagu kogu seda
sellist back-end'i firmas, ehk siis nagu kogu emaili suhtlus, dokumendi haldused, asjad, noh sinna otsa veel saab panna kõik nii-öelda operatsioonisüsteemi ehk Windowsi, kõik Microsofti enda need nii-öelda tarkvaratooted nagu Office ja Word ja PowerPointid ja et see kõik nagu läheb sinna Exchange serveri nagu paketti, mis tavaliselt ettevõtetel ongi, et meil on Microsofti see corporate pakett ja siin on kõik, mis meil vaja olemas. Ja nüüd on seal ka Teams ja Copilot, mis on põhimõtteliselt nende siis see ChatGPT laadne toode. No Slack, et Slacki juurde tagasi tulla kiirelt. Slack on mitte nunnu mu jaoks enam, aga minu arust ikkagi väga hea vahend selleks, et igapäevaselt sidet pidada oma kolleegidega. See on süke programm, mille olemasolust ma sain teadlikuks tänu popkulturistidele, sest et kui me hakkasime saadet tegema sinuga, siis sa tegid meile kohe Slacki, ma ei tea siis, Slacki kanali või? Põhimõtteliselt. Ma tegin meile Slacki. Sa tegid meile Slacki ja siis ma hakkasin kasutama Slacki ja ma polnud kunagi varem näinud Slacki. ja nüüd viimased, ja see on toimunud, ma ei tea, kaua me oleme nüüd 8 aastat ja meil on sünnipäev. 8 aastased, jah. Oli ka, millest me võime rääkida hiljem. Et 8 aastat me oleme Slacki kasutanud ja sellest 8 aastast veel omakorda ütleme kuskil 5 aastat. Ma olen seda kasutanud ka oma nii-öelda day job'i asjaajamiste jaoks, nii et ma olen iga päev Slackis ja ma pole selles mõttes veel ära tüdinenud, et see oleks kuidagi nagu ebamugavamaks või nõmedamaks ajaga muutunud. Pigem on lihtsalt see, et kuna ma seda igapäevaselt kasutan, siis mul on hea meel, kui ma seda ei pea kasutama vahepeal, sest et see on asi, mida ma peaaegu kõige rohkem päeva jooksul näen, on see Slacki kujundus ja need erinevad jutuajamised Slackis. Ma olin tol hetkel hästi elevil Slackist ja hästi nagu mulle väga meeldis see lähenemine. Ma olin väga fänn. Ma üritasin isegi tol ajal riigisektorist töötades võtta kasutusele Slacki ka riigis ja sellega igasuguseid ministeeriumite vahelist suhtlust arendada, aga see ei läinud just kõige lihtsamalt. See ei hakanudki tööle. Oli väga keeruline leida lahendust, mis vastab kõikide ministeeriumite turvavajadustele. Ja isegi kui ma selle lahenduse lõpuks suure hädaga leidsin, siis väga raske oli muuta inimeste nagu sellist lähenemist tööle, et selline Slacki-laadne suhtlus tol ajal mitmeid aastaid enne Covidit ei olnud teema. Okei. Nii et riigiasutustes siiamaani saadetakse sõnumeid. Nüüd kasutatakse Teamsi. Ma mõtlesin, et Exceli kaudu. Jah, ka Exceli kaudu. Saadetakse sulle tabel. Ei, ma mõtlesin nagu, et sõnumi vahetus, nagu Slacki stiilis sõnumi vahetus Excelis. See oleks päris lahe. Lihtsalt ma olen hästi suur Exceli fänn isena. Ma tean ja veel rohkem inimesi on Nelly ja Kelly Rowlandi fännid. Kes nad on? Ja sa tead küll, kes nad on, usu mind, sa tead. Nelly, come on. Kas on Nelly Furtado? Ei, mitte Nelly Furtado, vaid Nelly, see räppar Nelly, kellel oli plaaster põse peal alati. Ei tea. Ei, see ei ole võimalik. Sa tead, kas me peame praegu YouTube'i? Kuidas ta Exceliga on seotud? Ma tean, et ühes Taylor Swifti videos vist oli see, või mingis videos oli see teema, et keegi saadab nagu sõnumit Exceliga. No see ongi sealt Nelly ja Kelly Rowlandi legendaarsest musavideost. Neil oli see laul, mille pealkiri mul läheb meelest, on läinud meelest ära, aga kas oli Dilemma või? Okei. See. Siis ma isegi tean. No matter what I do, all I think about is you. Okei, seda lugu ma tean. Ma hakkasin otsima. No, mina arvasin, et Nelly ja Nelly Furtado on sama asi, aga ma ilmselgelt eksisin. Ei, see ei ole Dilemma. Kui sa seda liiga paljusid telefoni kalsed, siis meil tuleb copyright Dilemma probleem. Okei. Ühesõnaga Dilemma. Seal on siis stseen, mida sa oled siis näinud meemidest ilmselt. Aga seda lugu ma ka tean. No võt, et seal vaata Kelly Rowland on korraks närvis, sest nad mängivad, et nad on siuke, ma ei tea, pruut ja peika ja Nelly ei anna ennast näole või midagi siukest ja siis Kelly Rowland
viimases hädas avab oma Nokia flip phone'i, mis on sihuke, ma ei tea, sihuke nutitelefoni eelkäija, kus on veel nupud ja imelik kehva resolutsiooniga ekraan. Ja siis ta seal nuppudel hakkab trükkima sõnumit where are you või midagi, where you at või mingi sihuke sõnum ja siis on sealt ekraanilt selgelt näha, et ta kirjutab seda Excelisse. Mulle meeldib see, et ja siis ta viskab pahaselt, paneb selle telefoni kinni ja viskab niimoodi üle õla või midagi sihukest, et vahet ei ole. Screw it, ma ei hakka, Excel ei tööta selleks. Et mulle meeldib see, et nad on isegi mingites jutusaadetes nagu pidanud kommenteerima seda, et aga ikkagi nagu ikkagi Excel. Kust see otsus tuli, et sa saadad Exceli kaudu sõnumi oma peikale ja kas sa lootsid, et see päriselt siis jõuab kohale niimoodi ka? Noh, ütleme nii, et minu lemmikprogramm kusjuures on PowerPoint. On meeletu PowerPointi fänn, ma näen hästi palju vaeva oma esitlustega ja ma kasutan PowerPointi hästi tihti nagu mõtlemistööriistana, et ma teen seal nagu mindmap'e, graafikuid ja asju, et mulle PowerPoint väga meeldib. Aga tead, mis on minu jaoks nagu kõikide programmide, ütleme, sihuke nagu alustala ja piibel? Paint. Võib-olla. Microsoft Paint. Mina kunagi ei fännanud väga Painti. Ma tean inimesi, kes veetsid suure osa oma lapsepõlvest arvutaga istudes Paintis, aga ma olen üks nendest inimestest. Mul ei ole, mul ei ole kunstiannet ja seega ka Paint ei olnud mulle. Ei toiminud mulle. Okei. See on okei. See on okei. Sa tahtsid siia segmendi lõppu. Ma olin Painti mees. Sa tahtsid siia segmendi lõppu veel ühe AI laulu teha? Jaa, kirjuta ooperi aaria, kus kummitus laulab sellest, kuidas ta on õnnelik, et ta ei pea enam oma lollis kehas elama. Sa kohe eeldasid, et see on meessoost kummitus. Jaa, ma kohe panin millegi pärast. An opera aria where a ghost sings about being happy that he doesn't have to live in his stupid body anymore. Kas see sobib sulle? Sobib hästi. Ja ma märgin ära, et Suno mitte ainult ei genereeri seda muusikapala ennast, vaid see genereerib ka singli või albumi kujunduse kohe. Ja siin on pildid kõrval, jah. Ghostly Delight, Theatrical Opera Dramatic. Vaatame, kui siin nüüd see genereerimine lõpuni jõuab, mis siis tuleb. Nii, kuulame. Freed from flesh, I saw the sky. No more chains that bind and tie. Empty form, a burden gone. Now my spirit's glory dawns. Echoes now my airy song. In the night I'm where I belong. No more aches and no more fears. Only smiles replace my tears. I am light. See on väga halb. Jah. See ei ole isegi ooper, see on nagu mingisugune ballaad. Jah, ballaad võib olla mingist muusikalist väike moment. Teatraalne oli küll, eks ole, nagu siuke kahe inimese duett. Jah. Ma lootsin, ma tahtsin teada, kas AI suudab päriselt nagu siukest nagu võimsat ooperi. Ma panin rahvusooperisse tankitõrjemiini. Jah, midagi sellist. Pettunud. Hashtag pettunud. Ja. Ei noh, mõtlen, et minu jaoks kogu see AI teema on ennast ära leierdanud. Ma olen nagu väsinud sellest. No seda on... tajuda minu. Seda väsimust on kuulda, on näha, on tunda. Noh, nagu, come on, see nagu, jaa, ma jõuan tagasi sinna, et ma tunnistan, et tegu on väga olulise revolutsioonilise tehnoloogiaga, me peame seda õppima, tundma, kasutama, sest see on meile karjääriliselt oluline ilmselt kõigile, kes tegelevad mingigi sellise analüütilise, loomingulise sisu aladel.
aga lihtsalt see kuidagi nagu narratiiv, et oh my god, see on nüüd nagu nii uskumatult hea ja teeb kõik asjad ära ja on juba täna seal, kus nagu kõik on amazing. See väsitab mind. Ma mõtlen, et ma saan aru, et on terve hulk inimesi, kes lihtsalt nagu ka ütlevad, et see läheb sinna poole, ta liigub kiiremini, kui me arvasime nendesse, et siin varsti nagu ongi võimatu vahet teha enam väga paljul sisul, mis on AI toodet ja mis mitte. Need rakendused on jõudnud väga kiiresti sinnamaani, kus ma mõtlen oma lapsepõlve pealegi, kus ma üritasin nagu esimest korda, ma panin arvutisse tarkvara, kus sa saad mikrofoni rääkida ja siis arvuti transkribeerib seda nagu teksti. Ja see oli kohutavalt halb ja need sünteetilised häälerobotid, mis olid ka täiesti kohutavalt halvad ja väga tehislikud. Ja nüüd me oleme väga, ütleme, ühe inimese eluea kontekstiski üsna lühikese ajaga siin, kus lihtsalt see kõik toimib nii uskumatult palju paremini. Või kui mõelda esimese Siri pealegi, eks ole, mis iPhone'i assistent oli. Jah, kõik on palju paremaks, palju kiiremini läinud, aga lihtsalt see pidev nagu AI siuke, sellest jauramine on nagu väsitav pigem. Ta on natukene nagu, ma ajan nüüd teise sellise nagu vähemusrahvuse ka närvi, et need AI broad, et siin kõrval on need cryptocurrency broad ka, kes on nagu veel hullemad. Sajavad mingit erilist jobi sellest nagu, sellest kuidas nagu krüptoraha on nagu kõige õigem viis raha teha ja kõik riskid on seda väärt. Ma ei ole nii ammu kuulnud sõna jobi, et ma olen ise üllatunud, et see kuidagi tuli. Ma korraks isegi ei saanud aru, mida see sõna tähendab. Ma pole nii ammu seda kuulnud, ma olen unustanud ära selle sõna olemasolu. See on väga ebaviisakas sõna, ma väga vabandan meie noorte kuulajate ees. Ei, aga ma pean ütlema, et kuna ma nagu puhtalt lehelt kuulsin seda sõna praegu, mõistmata selle tähendust isegi, siis see kõlas natuke nagu lahedalt. Okay. Et hästi. See kõlab nagu mingi elektritõuksi bränd näiteks. Vaata, ma väga loodan, et meil ei teki. Eestis, võib-olla inglise keeles. Lahutatuna nagu selle tähendusest. Y-iga. Ei, ikka J-iga. Ja siis ta oleks Eesti bränd, kui ta oleks J-iga. Ja ainult Eestis. Või mingi nagu fancy burgeri restoran Jobi. Jobi burger või? Ma ei toimiks, mul on siuke tunne. See meenutab mulle natuke, vaata neid õhtusööke, kuhu sa... Mis õhtusööke sulle meenutab? Neid õhtusööke, kuhu saab minna kalli raha eest, kus sind teenindatakse hästi halvasti. Et sa ei ole kuulnud nendest või? Tean küll ja halva teeninduse õhtusöök. Vist isegi Tallinnas oli minu meelest üks siuke väike söögikoht, mis isegi restoran on selle kohta väga palju öelda, see oli mingisugune väike nagu supiköök põhimõtteliselt Raekoja majas, kus sai umbes mingit põdralihasuppi ja siis sinuga käituti seal nagu keskaegses restoranis. Okei, et pandi giljotiinile, lohistati. Jah, väga ebaviisakalt. Okei. Aga ma tahtsin rääkida... Siis me peaksime vahepeal saatega alustama. Aga miks mitte, alustame? Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Miks sa naermakad? Sest ma nüüd saan, ma ei tea, nüüd see sõna jobi nagu elab mu peas rent free, et ma nüüd nagu kuidagi mingi järellainetusena ma nagu saan järsku kõigest aru ja see on nagu, see natuke lööb lühisesse mu juhtmed. See oli kuidagi siuke taevalik jobi, see tuli kuidagi järsku mu pähe ilma, et ma oleks isegi mõelnud selle peale. Jaa. Te kuulete saadet Popkulturistid juba 8. aastat. Ja meil on natuke võib-olla vaja selgitustööd teha. Et mis saade see siuke on üldse? Nüüd pärast 8 aastat. Räägime, millest me räägime? Ei, lihtsalt siin meie Discordis üks inimene küsis, et kas peab hakkama muretsema, et tema tüvi podcastiks muutunud podcast on pille kotti panemas, sest et meist pole kaua aega midagi kuulda olnud ja ma võib-olla siis kõigi inimeste rahustuseks, kes on meid igatsenud, ütleks nii palju, et pillid on kotist väljas ilusti ja ei ole plaanis neid kotti panna.
Ma isegi ei tea, kus mu pillikotid on. Alustame sellest. Ja me oleme tegelikult ju alati teinud popkulturiste sellise suhtumisega, et kui eluolu ei soosi uute osade tegemist, siis me ei hakka nagu hambad ristis ennast sundima ka või tegema mingeid selliseid manöövreid, mis muudaksid selle saate nagu veel üheks stressiallikaks meie niigi stressirohkes elus. Ja kuidagi on läinud niimoodi, et viimased, ma ei tea, paar kuud on olnud nagu täiesti kohutavad meile mõlemale. Et ma ei tea, Ivo, kui palju sa tahad rääkida enda seiklustest vahepealsetest. Ma ütlen lihtsalt lühidalt enda osas nii palju, et mul on olnud siin erinevad siuksed perekondlikud vintsutused ja ootamatused, mis on olnud väga väsitavad ja kurvastavad ja ärevust tekitavad ja on ka olnud palju toredaid asju ja palju tööasju, mis kõik kokku on lihtsalt tekitanud olukorra, et vaevalt jääb aega nagu seinagi vaadata, ma ei tea, 1 minut päeva jooksul, et korraks mitte olla asjalik ja produktiivne või siis lihtsalt mingit tulekahju kuskil kustutamas. Et ma ei tea, nüüd on nagu suur suvi käes ja asjad on nagu maha rahunenud ja ma võin öelda, et ma tunnen ennast oluliselt paremini pärast kõiki neid vahepealseid Ameerika mägesid, aga jah, ühesõnaga, et nendes oludes on olnud lihtsalt nagu väga raske päriselt saada kokku ja rääkida asjadest, mida me armastame ja mida me igapäevaselt nagu jälgime, sest et vaevalt on jäänud isegi aega, et tegeleda siukse asjaga nagu muusika kuulamine või raamatu lugemine või sarja vaatamine, sest et lihtsalt nii palju kaost on olnud, aga Ivo, ma ei tea, kui palju sa tahad oma poolt avada. Jah, ütleme see stressirikas periood, sellega on ka alati see, et muidugi jõuaks ja oleks võimalik saadet teha, aga me peame leidma ka sellise aja, kus me saame kokku tulla, maha istuda, natukene nagu mõelda, arutada, rääkida, mis mõlemale sobib, mis mõlema nii-öelda nii neid stressiallikaid kui ka siis seda nii-öelda puhkuseperioodi nagu arvestaks. Ja see on keeruline olnud, keerulisem kui varem sel aastal, nii et jah, ma olen nagu sellega nõus, et see saade on ikkagi nagu lõbu pärast tehtud ja eks ta tuleb välja siis, kui me jõuame selleni, aga mina olen tundnud isiklikult puudust sellest, et me saaksime kokku ja rääkida ja seda saadet teha, nii et kuulajate ja huviliste rahustamiseks, et me ise endiselt veel väga tahame seda saadet, ka pärast 8 aastat teha. Aga mul olid jah, see aasta isegi pikemalt kui mõni kuu on olnud päris palju probleeme. Mul on täna Keilas üks maja ja seal tekkis üürilistega erinevaid probleeme, millesse ma täpselt ei hakka laskuma, sellepärast et ma ei taha ausalt öeldes neid enam väga nagu läbi töötada või läbi elada või läbi nämmutada ja ma just kusjuures nagu täna naljakal kombel ütlesin endale, et issand, ma olen nii palju jauranud sellest, kui väsin ma olen ja kui palju, ma ei tea, kuidagi siuke negatiivne feeling on sees ja see on kuidagi endiselt veel selline aasta alguse siuke talve ja siuke külma kevade kaamus, mida ma ei peaks endaga suvesse üldse kaasa kandma. Ja nii et ma jah, liiga palju detailidesse ei lähe, aga ma olen pidanud siis nii-öelda lõpetama lepinguid inimestega, kes mu majas elasid, pidanud tegelema siis nendest sinna jäänud probleemide lahendamisega ja maja uuesti nii-öelda võimalikult heasse korda panemisega, et sellega on olnud palju tegemist ja palju stressi ja siukest nagu jah, hästi palju negatiivseid emotsioone. Hea uudis on see, et need kõige hullemad probleemid on vist praeguse seisuga nagu lahendatud meil mõlemal. For now. Jah, et nii ja naa samas ka, et eks siin võib alati tulla üllatusi kuskilt vasakult, aga ütleme, et nagu vähemalt mingi peatükk on nüüd lõppenud meil mõlemal vist. Ma tahaks tõesti väga loota. Ja selle
tunnistuseks on võib-olla ka või tõestuseks on ka asjaolu, et me oleme siin ja salvestame praegu, me leidsime endas jõudu ja leidsime kalendrist aega, et päriselt seda teha. Nii et siin me oleme ja see on see, mis vahepeal toimus. Võib-olla sünnipäevast rääkides nii palju veel, et kui me oleme muidu iga aasta teinud mingit sorti ürituse ja noh, et siin meenutada mingeid highlight'e, siis kõige esimene sünnipäev oli meil ju Von Krahlis ja isegi Jarek Kasar laulis seal meie sünnipäeva puhul. Ja rääkis niisama rumalusi. Ja rääkis rumalusi ja siis me oleme olnud ka mujal avalikes kohtades teinud oma show'd. Viimati eelmisel aastal õnnestus meil Tartusse Elektriteatrisse minna külla, nad ise kutsusid meid ja me olime väga tänulikud ja kohe nagu niimoodi pikalt ette kutsusid meid sinna, sest et nad olid teadlikud, et me alati avastame viimasel minutil, et meil on sünnipäev tulemas ja siis me jookseme ringi, pead laiali otsas, ei tea, mida teha ja siis... Me unustame alati ära, et meil tuleb sünnipäev. Jah, et siis see aasta, kuna Elektriteater ei teinud seda tööd meie eest ära, siis siin me oleme. Pole mingit pidu olnud. Unustasime jälle ära. Me harjusime kohe ära sellega, et keegi teine korraldab meile meie sünnipäevapeo. Ja tulemus on käes. Tulemuseks on see, et sünnipäev on nüüd möödas, aga pidu pole olnud. Me natuke oleme siin hellitanud mõtet, et võib-olla teha midagi veebipõhist, vaatame, mis tunne on pärast tänast salvestustega. Me oleme ühe korra pidanud seda oma jaanipäeva sünnipäevaga, mis ta oli, kas oktoober või november. Vist oli küll, jah, et tegime mitu kuud hiljem. See ei oleks nagu väga nagu ütleme kaanoni vastu, kui me otsustaks seda see aasta mingi hetk hiljem teha, aga praegu meil ühtegi nagu sellist selget või konkreetset plaani, mida 8. sünnipäevaks teha, ei ole. Ja. Pigem peaks nagu panustama sellele, et vedada 10 välja, siis on põhjust juubelda. Ja, mille me ka unustame ära. Ja siis mille me tõenäoliselt unustame ära. Kõik see on hästi tõenäoline. Ja. Et praegu meil tõesti ühtegi sellist väga konkreetset plaani ei olnud. See on nagu osa sellest sünnipäeva tähistust, et me üldse saime kokku, et salvestada ja meie sünnipäev oli siin mõned päevad tagasi tegelikult tõesti. Meie osa tuli välja minu meelest jaanipäeval, kui ma õigesti mäletan, sest see oli ka samal ajal Brexit teemaks. Nii et see on siis update meie poolt, et mis on toimunud ja miks ei ole paljusid asju toimunud. Ja ongi kõik. Aitäh, et olete meiega. Palju õnne popkulturistidele. Me oleme 8-aastased juhu ja ma ei tea, kas liigume lõpetame saate ära. Kas nüüd on õige hetk öelda, et me tegelikult, et see ongi viimane osa, kõige viimane osa. Hellitasime lootust, et teeme 10 aastat, aga näed. Me oleme vahepeal kohtunud küll, me käisime jooksmas koos. Jaa, aga see võikski olla uus rubriik. Sa arvad, et see võiks juba? Kõlli vahele, et see tuleb suur teema. Suur teema, hästi. Ma pean vahemärkusena mainima, et kui ma vaatan siin vahepeal oma telefoni, sest ma jälgin seda, et Euroopas toimub täna õhtul ülemkogu kohtumine ja seal jagatakse tähtsatele poliitikutele tähtsaid kohti ja kuna ma vaataks seda niikuinii, sest sellised asjad on mulle põnevad, aga täna on veel eriti see, et on potentsiaal, et Kaja Kallasest saab uus Euroopa Liidu kõrgem välisesindaja ja seetõttu on seda kohe kuidagi eriti põnev siin kõrval jälgida, nii et ma vahepeal jälgin Politico live-blogi. Ma vabandan, et ma... Ei pole hullu. Kui me teada saame, ma kohe ütlen. Ma arvan, et me peame pakkuma konkurentsi poliitikakurule ja saatesarjale Olukorrast riigis. Ma arvan, et see on väga arvad, oluline. Arvad, et me küündime? Kindlasti. Selles mõttes, et mul ei ole mingit kahtlust, sest et me ju teame täpselt, mis saama hakkab ja kui ei hakka saama, siis miks ei hakanud saama. Et see, et me ei ole poliitikast eriti palju rääkinud, ei tähenda seda, et me ei ole selle ala eksperdid. Ja. See ongi niimoodi vaata, et need, kes kõva häälega räägivad ja üritavad nagu tähelepanu keskpunktis olla, need ei ole need päris eksperdid tavaliselt. Päris eksperdid on need, kes oskavad vait olla ja seal saali taganurgas niimoodi
mõtliku näoga jälgivad seda, mis toimub ja annavad nõu siis, kui keegi tuleb ja küsib. Räägivad niimoodi siuksel nagu mahedal häälel popkultuurist, aga tegelikult nad teavad, mis toimub. Igal juhul hoiame pöialt Kaja Kallasele täna siin salvestuse ajal ka. Mis sa arvad, kas ta saab selle koha? Ma ei tea tõesti, ma pakun küll, šansid on head, aga siin on, ütleme, seda on selles suhtes väljaspoolt hästi raske nagu hinnata, sellepärast, et täpselt samamoodi nagu iga ajakirjandus otsib nii-öelda intriigi ja keskendub sellisele nagu inimeste vahelistele suhetele ja sopaloopimisele, siis ega poliitika on ka ikkagi hästi paljuski nagu sellise Brüsseli intriigi väljaanne ja ka nemad nii-öelda armastavad siis kõiki neid erinevaid selliseid inimeste suhete ja poliitiliste selliste kempluste keerukusi välja tuua, nii et täna siin on juba räägitud sellest, kuidas Kreeka peaminister on ikka väga küll kurb, et nad Meloni ajasid pahaseks, et kes on siis Meloni Itaalia peaminister, et nemad küll ei tahtnud seda kindlasti teha ja usuvad, et leiavad temaga ka kokkuleppe, aga väga palju on ka siis sellist nii-öelda ütleme nägemust, et ikkagi nagu on terved tiivad Euroopas, kellele praegune kokkulepe ei meeldi ja mitte sellepärast, et neile justkui ei meeldiks need inimesed seal, vaid lihtsalt, et selline nii-öelda sügavam Euroopa Liidu toimimise ja demokraatlikkuse probleem, et justkui toimuvad meeletult suured valimised ja siis mingisugune paar inimest kuskil tagatoas lepivad omavahel kokku, kes need kõrged ametikohad saavad. Aga jah, ütleme niimoodi, et mitte laskuda nagu sügavamasse ja pikemasse diskussiooni sellest, juba oleme seal. Kui demokraatlik on Euroopa Liit ja kuidas institutsioonid toimivad, siis lõpptulemusena koalitsioonid moodustatakse tavaliselt ütleme riikides, kus on koalitsioonivalitsused, nii ka tehakse, ei saavuta tavaliselt Euroopa Parlamendi valimistel ükski nii-öelda selline poliitiline fraktsioon nagu täielikku enamust ja seetõttu tuleb leida kokkuleppeid. Ja täpselt samamoodi nagu Eestis on, eks ole, koalitsioon, kus siis peetakse koalitsiooni läbirääkimisi ja omavahel otsustatakse, kuidas asju teha. Käivad sarnased diskussioonid ka Euroopa tasemel, kuigi tõesti Euroopa tasemel püütakse leida alati sellist head tasakaalu nii poliitilises mõttes, ehk siis, et sobiks kõigile, kes siis nagu enim hääli said, kui ka siis selles mõttes, et mis on sobilikud Euroopa Liidu riikide valitsustele, mis kataks ära Euroopa geograafiliselt, et ei oleks sellist olukorda, et näiteks kõik tähtsamad positsioonid on lääne-eurooplaste käes, aga näiteks Ida-Euroopa või Lõuna-Euroopa ei saa midagi, et oleks sooline tasakaal natukenegi, sest tavaliselt ikkagi enamus tipp-positsioone on meeste käes. Seekord on isegi täitsa siuke nagu üllatav olukord, kus nüüd viimastel aastatel on see olnud, et näiteks 2/4 suurest esinduskohast on naiste käes. Aga ka siin viimasel sellel von der Leyen ja Charles Micheli ajal oli üks suurimaid konflikte nende kahe vahel oli, ma ei mäleta, või ma ei tea, kas sina mäletad, aga kui toimus kohtumine, Euroopa liidrite kohtumine Türgi liidri Erdoganiga, siis Charles Michelile, kes on siis ülemkogu president, anti tool Erdogani kõrval ja siis Ursula von der Leyen suunati diivanile eraldi istuma. Siuke seksistlik teema ja kõik muud siuksed asjad. See on väidetavalt nende vahelise konflikti üks suurimaid alguspunkte tekitanud hästi palju pingeid Euroopa poliitikas viimastel aastatel ja ka täna, aga ühesõnaga et see nagu tõesti siin on selliseid küsimusi selle kohta, et näiteks, et miks meie sinuga nagu otse justkui ei saa valida neid liidreid, aga tavaliselt püütakse seda tasakaalu leida. Ida-Euroopat ei ole väga pikka aega nendel tippkohtadel korralikult esindatud, viimane oli ilmselt Donald Tusk, kes oli ülemkogu president Poolast. Ehk seekord läheb nii, et Kaja Kallas Eestist. See oleks väga äge. See oleks väga äge, jaa. Hoiame pöialt. Aga me käisime jooksmas. Tõsi ta on. Nautisid sa seda ettevõtmist? Ja ma nautisin ja siinkohal juba traditsiooniks muutuv moment, kus me tervitame oma podcasti sõpra Henno Lutsu podcastist Ei saa aru, kes on siis selle jooksuürituse üks korraldajatest. Teine korraldaja on Liisa,
Henno Kaasa ja kolmas korraldaja oled sina tegelikult. Et see on tegelikult teie üritus, kuhu mind ka siis tõmmati lõpuks kaasa. Me püüdsime sind juba eelmine aasta tõmmata, see on teist korda toimunud Rakujärve jooks, no just. Mis sündis minu Fit for Lit nii-öelda siis kampaaniast. Ja, ma ei olnud ka see aasta muide Fit for Lit, jaanipäev just oli, ma just tajusin, et kurat, läks jälle mööda. Oota, see, kuidas seda sõnastasid, sellest mulle praegu jääb mulje, et selle kogu selle asja seeme nagu oli peidus sinu sees kõigepealt. Nojah, ma tegin, kuidagi tõstatasin teema, et jaanideks nii-öelda siis, ma ei mäleta, kuidas ta nagu täpselt algas, aga see tuli Instagramis vestlusest Liisaga, kus me jõudsime sellise nagu Fit for Litini ja ühisjooksuni ja siis sealt see kuidagi niimoodi välja kasvas. Ega ma rohkem täpselt ei mäleta. Tore on, kui need asjad jäävad mingisugusesse mütoloogiasse, et kuidagi tekkis iseeneselikult. Ja vaat ma ei ole mõelnud, et see üritus, et seda ümbritseb mingit sorti mütoloogia, aga ma võin järgmine kord... Loome selle. Ma võin järgmine kord, loome seda ja siis, kui see järgmisel suvel toimub, siis ma võib-olla juba toon ka mingeid ohvreid näiteks nendele 3 jumalale, kes siis kaitsevad seda püha üritust, kus inimesed jooksevad 9 kilomeetrit ümber Rakujärve. Ma arvan, et järgmine kord võiks teha lühema ja mitte ümber Rakujärve. See 9 kilomeetrit on mulle palju ja see Rakujärve rada on hästi ebamugav. No see oli jah, ka minu jaoks nagu üllatavalt, eriti viimane kolmandik oli absurdne. Oli küll, see oli selline nagu maastiku rattarada, mis läks nüüd üles all, nagu sügavad vaod oleks küntud. Ja see oli nagu dirtbike'i rada, kus lihtsalt selline liivane ja ma ei tea, männi juurikatest risustatud tee kulges niimoodi mööda seda järvekallast hästi pikalt sellise sinusoidi kujuliselt ja ma ei teadnud vahepeal, kas hüpata nagu ühelt künkalt teisele. Kuidas sellest nagu üle minna? Või liikudagi niimoodi üles-alla mööda, väiksemate jooksusammudega mööda seda rada. Ja selleks hetkeks niikuinii ma olin juba nii väsinud, et ma vaevalt seisin püsti. Siis oli juba 6 kilti joostud põhimõtteliselt. Ja, joostud ja jalutatud, me vahepeal ka jalutasime. Me ikka oma jagu jalutasin. Ja sina rääkisid sellest, kuidas su tallas oli mingisugune imelik valu ja tuimus. Ja rääkisid, kuidas sa peaksid hakkama vist rauda sööma või? Ma arvasin, et magneesiumid. Ja sina soovitasid mulle väga head Euroopa Liidu teemalist podcasti nimega EU Scream, mille ma jõudsin kusjuures selle jooksu esimese osa või jõudsin suures osas selle jooksu ajal läbi kuulata. Saaksid kohe kuulama? Nii kui sa ütlesid. Mis arvasid sellest? Mulle väga meeldis. See on päris nagu, mulle meeldib see, ma ei tea, see suhtumine või see kuidagi see toon, mis seda podcasti kuidagi nagu iseloomustab. Ma ei ole väga nagu nendesse vanadesse osadesse läinud, sellepärast, et ta tundub mulle rohkem päevakajaline, kuigi ma saan aru, et seal lahatakse päevakajalisi teemasid rohkem aegumatult ja süvitsi ja niimoodi, et nagu analüüsime, aga see on ka kuidagi nagu, mina hästi palju võtan Euroopa Liidu poliitikat siukse kerge elu 24 vaibiga, et mind huvitab see nagu siuke päevapoliitiline jauramine ja seetõttu on seda nagu lõbus aktuaalselt kuulata, mitte nagu hullult minna tagasi ja mõelda, et kuidas me siia saime nüüd, et parem äärmuslus tõuseb jälle. Ja. Kuigi see oli selle osa üks teemasid ja seda räägiti nagu põnevalt. Mulle meeldis see sinu meetod, kuidas pulssi üleval hoida, kuigi sa vahepeal pikalt jalutasid, sa kuulasid pulsi üleval hoidmiseks ühte eestimaist. Ma isegi maini, mis saadet, aga ühte eestimaist saadet. Samost ja Aaspõl, nad ajavad mind alati hullult vihaseks. Okei, nimetame nimesid. Shots fired! Väga ränk. Ega nad teavad ise ka, et nad ajavad keskkonnateemadel täieliku iba suust välja, see ajab mind närvi. Me muutume iga mööduva minutiga siin aina rohkem poliitika saateks, mul on tunne, et praegu tundub, me peame ära liikumas, tagasi jooksu peal. Solvame inimesi nimeliselt juba ja väidame, et me teame täpselt, mis toimub.
sul on õigus ja me oleme kuidagi käest ära läinud. Ei, ma arvan, et me oleme jõudmas oma tõelise olemuse juurde. 8 aastat on läinud aega. Need võltskihid kooruvad maha ja maskid langevad ja nii edasi. Ei, ma arvan küll, et ma näen meid 5 aasta pärast kuskil niimoodi Brüsselis selliste nagu spordikommentaatoritena. Et me vaatame valimistulemuste lugemist. Ja ka nagu istungeid me kommenteerime laivis niimoodi. See oleks päris äge. Istume oma selles nagu raadioülekande boksis kuskil seal see oleks päris äge. Vaata Saksamaa esindaja poole. Ta võttis vastu oma mobiiltelefoni. Tundub, et see auto tööstuse teema ikkagi nendele ei sobi. Ja ma näen, ta praegu räägib telefoniga, ta mures, ta tuleb eesistuja poole, nad sosistavad. Ja eesistuja näost on näha, see asi täna ei lõppe positiivse hääletusega. Mul on tunne, et siin minnakse tagasi läbirääkimistele ja siia see asi jääb. Ma arvan, et isegi Kreeka esindaja praegu just tõstis käe, ta tahab midagi öelda. Variant oleks ka võtta selline nagu loodusdokumentaalsaate jutustaja hääletoon kasutusse, kus sa jälgidki seda nagu mingit inimloomaaeda. Ja vaata see, jah, mul on juba natuke liiga siuke nagu üleolev ja teatraalne. Siis peaks võib-olla Euroopa Parlamenti minema kommenteerima. Mina püüdsin praegu nõukogu nagu... Ma millegi pärast mõtlesin parlamendi peale just. Ja parlamendis võib-olla tõesti ja siin me näeme siin tuntud fraktsiooni esindaja on ajanud oma rinna väga puhevile. Ta signaliseerib kõikidele oma kaaskondlastele, et ta on ääretult tähtis inimene ja tulnud siia ajama ääretult tähtsaid asju. Ja ta on lasknud välja oma siis paaritumiskarje, viidates sellele, kuidas Euroopa Liit ei ole demokraatlik ja tema valijad küll sellist asja heaks ei kiida. Väga tavapärane show siin saalide vahel. Ei tea, kas sellega tähelepanu tõmmatakse, aga vähemasti on lugupeetud härrasmees Sakside maalt oma panuse tänasesse debatti andnud. Sina oled ju ka Brüsseli taustaga. Kui palju sa seal kuulsid paaritumiskarjeid, kui sa möödusid parlamendihoonest näiteks? Ei kuulnud ausalt öeldes. Kas on sellepärast, et need ma ei käinud väga parlamendis. Parlament ei olnud minu ühesõnaga, ma olin Brüsselis pigem lühikest aega, 2 aastat. Mul kulus esimene aasta, et saad aru, kuidas nõukogu ja komisjon töötavad ja sellesse rolli sisse mugavalt elada ja ma tahtsin siis esimese aasta lõpus hakata parlamendi poolega tegelema rohkem, et saad aru, kuidas ta toimib ja selle suunal rohkem tööd tegema hakata, aga COVID algas ja sinna see jäi. Okay. Ja siis ma tulin juba tagasi, nii et parlamendi suunal ma väga ei ole. Ma olen ühe korra Eesti parlamendi saadikutele sükest pikemat ettekannet käinud tegemas. Väga palju saadikuid endeid kohale ei tulnud. Tulid nende kabinettide liikmed või assistendid ja natukene ikka olen. Ma olen ühte üritust kunagi parlamendis korraldanud. See oli ka päris huvitav. Vallaliste õhtu. Looduspõhiste lahenduste teemaline poliitiline Looduspõhiste lahenduste, okei. Ma tahtsin jooksmisest veel nii palju rääkida, et ma olen väga tänulik, et see Raku järve jooks 2 aastat järjest toimus. Nagu ma korraldajatele ka ütlesin koha peal, ma tundsin, et mind nagu süütunde abil veeti kohale. Ja lohistati kohale põhimõtteliselt jah, et mind nagu survestati, mind sunniti natukene, aga see kandis vilja ja andis häid tulemusi, kuigi see 9 kilomeetrit, nagu sa juba mainisid, see oli nagu liiga pikk distants. Inimesele, kes ei käi, mul oli olnud vist 3-aastane paus jooksmisest enne seda ja ma olin ühe korra siis nagu paar päeva varem käinud jooksmas. Ma olen seda lugu juba mitmeid kordi rääkinud, aga lühikokkuvõte on see, et Inglismaal elades ma joostes väänasin jala nii koledasti välja, et mul tekkis jooksuhirm ja siis ma ei saanud enam joosta, ma hakkasin nagu muid asju tegema, et kuidagi püsida
vormis ja nüüd pärast 3 aastast pausi tänu Raku järve jooksule ma hakkasin uuesti jooksma ja taas avastasin jooksmise enda jaoks, nii et ma olen isegi pärast seda järve jooksu nüüd käinud jooksmas paar korda, mul on siuke tunne. Seda on väga rõõmustav kuulda. Ja ühtlasi see aitas mul lõpuks minna ka tagasi jõusaali, mis oli minu siis nagu aseaine jooksmisele siin vahepeal, et ma kuidagi, nagu ikka, et kui kaob ära see rutiin, siis on jube raske uuesti motiveerida ennast, hakata ennast liigutama ja nüüd tänu sellele Raku järve jooksule selle tulemusel ma leidsin endast uuesti üles selle tahtejõu, et hakata ennast liigutama rohkem ja regulaarsemalt, nii et aitäh sulle, aitäh teistele Raku jumalatele. Sel aastal mind tänada ilmselt ei ole mõtet, ma ikkagi... No sa olid ka seal ja ütleme nii, et saime koos lonkida seal metsa vahel. Nende murede nagu avamine, mida me siin saate alguse poole, algusse enam ei olnud, aga saate keskel tegime ka ütleme näiteks sellest Raku järve jooksu korraldamisest ma ikkagi võtsin väga-väga vähe osa, pigem vist korra nagu arutasime, mis kuupäeval seda võiks teha ja tegelikult suur osa muust tööst tegid Henno ja Liisa, kes see aasta tegid ikka väga palju ägedaid asju selle nii-öelda promoks, kõik need pildid ja kujundused ja ka olid raja väga kenasti ära märkinud ja see aasta oli rohkem osavõtjaid kui eelmine aasta. Et selles suhtes ääretult tore, ma olen ka neile väga tänulik, sellepärast ma ütleks, et ma ise selle nagu 9 kilomeetriga tõenäoliselt ikkagi natuke pingutasin üle. Eelmine aasta ma tundsin ennast paremini pärast jooksu, see aasta ma ei olnud ka nii palju enne jõudnud jooksmas käia jällegi kõige selle muu jura tõttu. Ja ma tunnen, et ma vist natuke tegin oma jalgadele liiga sellega, nii et ma olen küll jõusaalis käinud, aga jooksmist pigem ettevaatlikult ja vähem teinud, küll olen paar korda käinud. Et see taastumine nagu võttis natuke rohkem aega, kui ma arvasin ja ma tundsin ennast kuidagi, et see aasta läks jooks nagu eriti kehvasti, aga tuleb välja, et ma olin kõigest minuti võrra aeglasem kui eelmine aasta, mis sellise pika distantsi puhul ausalt öeldes on nagu siuke mõõtevea piires suuresti. Nii et ta ei läinud halvemini, aga ma tundsin ennast küll nagu halvemini selle jooksuga. Jooksu ajal, sa tundsin ennast halvasti enne jooksu ajal ja ka pärast jooksu. Jah, täpselt nii, et ei tulnud ühtegi sellist positiivset momenti sellest kõigest välja. No ilusad pildid tulid sellest välja. Seda küll, jah. Henno jooksis ringi kaameraga ja pildistas inimesi, nii et see on veel eraldi siuke next level viis, kuidas joosta 9 kilomeetrit. Aga me oleme õnneks ikkagi fit. Mina ei ole, sina võib-olla ole. Enne jaanipäeva saime niimoodi vormi, et üle igasugust lõket hüppasime erinevates kohtades. Mina tundsin ennast väga haiglased, kusjuures jaanipäeval ja väga ei läinud kuhugi ja ei jaksanud midagi teha. Mul kuidagi oli nii kehv olla. Ei hüpanud üle lõkke. Ja ma ka mitte tegelikult. Aga ma tegin focacciat. See tuli päris hea. Kas sa... Aga ühtlasi sa tahtsid selle siis tasuta ära anda kellelegi? Mul oli plaan minna kuhugi jaanipäeval, ma ei pidanud olema kodus, aga kuna ma ennast hommikul kehvasti tundsin, siis see nii-öelda väga mitmele inimesele küpsetatud suur focaccia ja lihtsalt oli natuke liiga palju ühele inimesele, et ma tahtsin pool sellest ära anda. Aga kedagi ei olnud Tallinna kesklinnas, keegi ei tulnud sellele järgi. Ma pärast sain teada, et meie teise sõber saatejuht Rainer Peterson ehk siis Pixelpets oli Tallinna kesklinnas ja ma oleks teoreetiliselt saanud talle selle viia, aga ma ei teadnud seda. Sinna ta jäi. Aga mis siis sai? Ma sõin seda väga mitu päeva, panin külmkappi veel ja mingi tükk on seal endiselt veel alles, kuigi mul on tunne, et see enam ei ole sööda. Selle võiks loosida äkki kuulajate vahel. ma ei ole kindel, et mingit nagu hallitanud sai oleks mõistlik kuulajate vahel loosida. No kunagi ei tea, vaata sageli avastatakse uusi roogasid läbi selliste äpardumiste. Näiteks, see oli väga hea focaccia, ma ei taha seda saata laiali nagu hallitanud kombel. Kõik need nagu maha maetud kalad, mis siis pärast kaevatakse üles, kui nad on juba mädanenud. Ja, aga need ei ole head ju. Ja sinihallitusjuust näiteks. Sinihallitusjuust on hea. Selles mõttes, et kuidas see sai ikkagi nii minna, et inimesed avastasid, et
mu juust on täiesti läbi hallitanud ja väidetavalt mingi haiseb karjus rõve. kuskil Rockforti koopas leidis selle. ja siis, aga miks mitte ikkagi süüa seda? see on nagu mõte, mis ei saa tulla päris nagu orgaaniliselt sinna otsa. Või tervemõistuslikul inimesel, nii et mina ka ütleks, et ei saada ikka. Samamoodi teesõpradele tuttav lugu sellest, kuidas puer tüüpi tee sündis, kas sa tead seda lugu? Ei tea, aga puer-tüüpi teed lõhnavad väga halvasti. Jaa, lõhnavad väga halvasti. Maitsevad vist pigem hästi. See on, ma arvan, et mu lemmiktee on puer ja ütleme piparmünditee, mida ma arvan, et snoobid ütleksid, et piparmünditee ei olegi tee, see on lihtsalt piparmündi leotis. Aga To be fair, tee ongi leotis. Ja absoluutselt, aga lihtsalt piparmünt ei ole tee taim. You're technically correct, the best kind of correct. Et puer on siis piirkond Hiinas, kus kasvatati neid teetaimi, millest sündis puer. Puer tekkis niimoodi, et kui veeti eeslitega neid teelehekesi mööda pikki distantse ühest kohast teise, siis selle kuidas öelda, transporditöölise tagumiku ja eesli selja vahel tekkinud hõõrdumisest ja kuumutamisest läks käima mingisugune siuke fermenteerumisprotsess nendes teelehtedes, mille tulemus oli siis puer-tüüpi tee. Ehk siis pärast seda pikka teekonda ikkagi inimesed olid valmis mekkima seda imelikult lõhnavat teed, mis tuli otse higise eesli ja kaupmehe kannika vahelt. Jah. See on natukene nagu see kohvi, millest alati räägitakse. Kas sa tead, et on üks kohvi, mis käib läbi kashlase kõhu? Jaa, oled sa proovinud seda kunagi või? Ei. Ma ei teki ka erilist nagu huvi või soovi. Selles suhtes, mulle meeldivad nagu toredad head asjad, aga mul ei ole vaja mingit random jura proovida lihtsalt sellepärast, et see on huvitav. Okay. Ma olen puerhiteed joonud, sa ütled puer, ma ei tea, kas on puer või puerh. Ma usun sind, sest sa tundud sellest rohkem teadvat. Aga iga kord, kus sa ütled puer, siis see kõlab natuke pervolt. Ma ei tea, miks. No siis ma ei ütle seda rohkem. Nagu, ma ei taha, et sa tunneksid ennast ebaturvaliselt. Ma tean, et Portugalis on vist korrektsem öelda vino verge või kuidagi niimoodi, aga mina tahan ikka öelda vino verde, sest see kõlab kuidagi natuke normaalsem. Ja samamoodi ma olen täheldanud, et viimasel ajal nüüd, kui EAS on kõvasti tööd teinud, Eestis on esimesed Michelini tärniga restoranid, siis nad on hakanud seda niimoodi Michelini tärniks, mis on lihtsalt nii rõve. Palun lõpetage ära. Te ei ole prantslased, te ei häälda seda hästi ja see ei ole ilus, kui seda ei häälda prantslane. Siis kui mõni neist on prantslane, sa lihtsalt ei tea seda. Ei no siis ta räägib prantsuse keeles ja selles kontekstis see ei kõla nii halvasti, kui et Eestis on nüüd esimesed Michelini restoranid. No võib-olla ta on prantsuse eestlane. Nojah, aga siis ta ütleb ikkagi Michelini restoranid ja lähevad eluga edasi, see on refi firma ja saame üle nagu. Okei. Statement tehtud. Ma olen täna nii kuidagi kurjast tujus. Ma ei saa aru, mis toimub. Palun vabandust kõikide kuulajate. Ei, ära vabanda. Kui me oleme midagi üldse õppinud populistidelt, siis vabandamine on see asi, mida sa just ei peaks tegema. Lihtsalt tuleb nagu shots fired ja lähed minema. Ja lased sellel lasupaugul kajada inimeste kõrvades ja las nad otsustavad ise, mis nad oma eluga edasi teevad, aga sina oled oma statemendi ära teinud. Kaja Kallase kohta pole veel teadet tulnud, et oleks valitud, küll aga on kirjas, et Küprose riigijuht leiab, et Melonil on ikkagi point sees, et selline praegune suletud uste taga nende juhtide valimine, et see pole vast kõige parem. Mida sa jälgid? Sa jälgid sotsiaalmeediat või mingit uudiste kanalit? Politico live blogi. Okei. See on sama kui lugeda The Verge'i live blogi, kui on see Apple event näiteks. Mida ma ei ole ammu enam teinud, ma ei ole neid Apple evente viitsinud enam vaadata. Kunagi ma olin hästi aktiivne, ma jälgisin kõiki Apple evente niimoodi laivis, kui vähegi võimalik. Aga need ajad on mu selja taga, mulle tundub. Ja
muide Apple'il tuli terve hulk mingeid uusi asju veel ja sealhulgas ka nad on AI ümber nimetanud, see ei tähenda enam mitte artificial intelligence, vaid Apple Intelligence. Mis on päris nutikas branding, ma ütleks. Tõsi. Kuigi ma tahaks, et Siri muutuks nagu selles osas targemaks. Võt see on küll see koht, kus ma nagu tahaks, et see kogu see hype selle AI ümber nagu jõuaks ükskord mu telefoni. Sellepärast, et ma püüdsin nagu Sirile seletada, et kuule, vaata mu need hommikused alarmid üle ja see nagu iga päev toimiv kella 7 alarm, lülita see palun välja ja tekita mulle uus kella 8 alarm, mis on ainult homme. Ja ta ei suutnud aru saada sellest, ütles, et here's a list of all the alarms you have. Et noh, et kui ma saaksin talle nagu natukene rohkem inimkeeli öelda, mida ma tahan teha, eriti kontekstis, kus ma olen voodis, mu telefon laeb, ma ei viitsi sellega tegeleda, vaid ma lihtsalt tahan talle öelda, et kuule ärata mind nagu mitte kell 7 üles, et siis see aitaks. Cool story, bro. Ma olen üks ära väsinud. Mul on väike kultuurisoovitus siia otsa pärast kõlli. Kõll on kõlanud. Yeah, me oleme tagasi. Siin juunikuu lõpus popkulturistid. Mul on palju rohkem kultuuriuudiseid või kultuurimuljeid jagada, ma arvan, meie järgmises osas, sest et ma lähen järgmisel nädalal iga 2 aasta tagant toimuvale Avangard-teatri festivalile Baltoskandal. Ja ma tulen sealt alati tagasi suurte ja kirevate muljetega. Aga see on alles järgmisel nädalal ja ma praegu siin istudes veel ei tea, mida kõike ma seal kogema hakkan. Aga ma vaatasin vahepeal sellist toredat jutusaadet, mis oli väga absurdne ja sama kaootiline kui meie saatesari siin. Tegu oli Netflixi sellise komöödiaosakonna eksperimendiga, kus nad siis tegid live saadet. Ja saate formaat oli midagi sarnast, nagu me oleme juba aastakümneid näinud Ameerika televisioonist, kõik need Late Night with Conan O'Brien või David Lettermani Last Week Tonight, mis on minu lemmik veel, John Oliveri. Ja, või Jimmy Kimmeli asjad või ühesõnaga kõik need talk show'd, mille formaat on juba ammu täitsa eraldi siukseks nagu žanriks muutunud, et siis nad põhimõtteliselt matkisid seda sama asja, aga katsusid siis seda teha laivis, nagu ma ütlesin Netflixis. Selle saate juht oli selline stand-up koomik nagu John Mulaney. Ma ei tea, kas sa oled tema loominguga tuttav. On väga, väga lahe koomik. Meie vanune kannab alati ülikondasid. Oli vahepeal siin oma narkosõltuvusega kimpus ja siis nüüd see uus talk show, mida vist tehti 6 osa või 6 õhtul, oli nagu üks saatekülaline ütles täpselt selline, Jerry Seinfeld oli see kusjuures, kes seda ütles mingil hetkel, kui ta lihtsalt seal nagu toimuvad kuidagi nagu niimoodi hämminguga jälgis. Ütles, et see on täpselt siuke saade, mida siuke rehabist värskelt tagasi tulnud stand-up koomik nagu üritaks teha. et see on selles mõttes nagu igati see on sinu puhul täielik klišee. Et see on nagu täiesti klassikaline talk show selles mõttes, et on erinevad kuulsad külalised, keda kutsutakse siis sinna diivanile istuma ja kellega räägitakse erinevatel teemadel ja siis esineb ka bänd. Aga selles osas jällegi täiesti teistmoodi, et see kõik kulgeb seal, need jutuajamised kulgevad hästi kaootiliselt ja kuidagi niimoodi hüplikult. Natuke nagu see saade siin. Natuke nagu see saade siin. Saate külalisi on hästi mitu ja nad kõik kuidagi jäävad koos istuma sinna diivanile ja tugitoolidele. Ja kõik jõuavad saate jooksul väga vähe tegelikult rääkida ja pigem on lihtsalt siuke nagu kaootiline mula, vahepeal ka mõned sketšid. Nii seal saalis kui ka väljaspool saali varasemalt kokku üles filmitud ja kokku monteeritud sketšid ja siis võetakse ka laivis telefonikõnesid vastu vaatajatelt ja igal
osal on oma mingi peateema, selle jutusaadete seeria koondpealkiri oli Everybody's in LA ehk siis iga osa keskendus mingisugusele Los Angelesele mingi võtmetähtsusega märksõnale. Mõned, mis meelde tulevad praegu on näiteks ühe osa peateema oli kojotid, siis oli ühe osa peateema. Kas nad rääkisid ka koledatest kojotidest? Ei, aga need kojotid olid päris, või neid kirjeldati küll, kui ma ei mäletagi, mingi väga naljakas kirjeldus oli, kuidas kojott on nagu jälle mingisugune mingi narkosõltuvusest välja tulla üritav koer või see ei kõla naljakalt, kui ma seda niimoodi ütlen, aga seal visati nalja kojotid üle. Maavärinad oli ühe osa peateema. Palmid, see oli vist esimene osa, oli palmid. Ja naljakas see igapäevane. Et see on nagu niivõrd, ma ei oska seda vibe'i nagu väga hästi kirjeldada, et see saade on niivõrd nagu niivõrd nagu lagunemise äärel kogu aeg. Et see ongi see, mis teeb selle saate väga naljakaks. See on nagu see põnev osa sellest, et ta tundub, et ta nagu kogu aeg kukub kokku. No jah, et mis asi see on või mida ma ikkagi täpselt siin vaatan, et seal on mingisugune siuke sürreaalne element, mida ma ei ole näinud üheski teises talk show's, sest et nad on ikkagi, kuigi nad on sageli väga lõbusad ja lustakad ja hoogsad, on nad ikkagi ka väga nagu sekundi pealt ette paika pandud ja kõik on tegelikult väga selgelt ära planeeritud eelnevalt, et kõik, mis tundub seal spontaanne ja juhuslik, et suur osa sellest on tegelikult ikkagi osa selle saate plaanist või stsenaariumist. Kas ta meenutab siis pigem nagu mingid sketšisaateid, nagu mingi Monty Python tuleb mul alati meelde, kui keegi kirjeldab midagi, mis on nagu siukse kaose piiril, et kohe enam ei toimi? Võib-olla, ma ei ole, vaata, kuna ma olen seda rääkinud, et ma ei ole Monty Pythoni fänn ja ma tegelikult ei oska võib-olla seda kõrvutada selles mõttes Monty Pythoniga, et ma ei ole ka nagu viitsinud vaadata liiga palju Monty Pythoni. Ei, aru saada. Aga seal on jah... Monty Pythoniga on lihtsalt, et kui Monty Python toimib, siis ta on uskumatult hea, lihtsalt väga tihti ta ei toiminud. Et see oli nagu väga hit or miss ja hästi palju kaost, aga nagu need momendid, kui ta toimis, no siis ta klikkis. No mingisugune absurdi moment seal igal juhul on, mida kindlasti on ka Monty Pythonis palju absurdi, on ju, et ta on siuke absurdne ja naljakas oli ka see, et keegi seal kirjeldas, et vaadates neid jutuajamisi ja seda saadet üldse siukse tervikuna, et see natuke tundub nagu see oleks mingisugune David Lynch'i tehtud asi, et see on nagu nii kummaline kõik. Ja siis John Mulaney seal ka rääkis, et see on huvitav, et selline kommentaar tuli, sest et David Lynch oli ka oodatud ühte sinna osasse ja David Lynch oli öelnud, et ta ei saa päris täpselt aru, et mis saade see on või mida ta seal peaks rääkima ja et tal on nii palju tööd, et ta pigem keskendub sellele, et ta seekord ei hakka tulema. Ehk siis kõige David Lynch'ilikum jutusaade, mida ma olen näinud, David Lynch ise ka sattus segadusse, et mis asi see on, kuhu te mind kutsute täpselt, mis on väga lahe. Ma ei ole nagu kindel, miks seda peaks vaatama selle kirjelduse. Sest et see on nagu väga lahe viis, kuidas lihtsalt lõõgastuda ja chillida ja vaadata midagi täiesti nagu jaburat ja lõbusat. Absurdset. Ja, et selles mõttes, et see ei ole nagu, see ei jäta halba tunnet sisse. Okay. See on pigem nagu mingisugune väga, mulle meeldib see, et see mõjub värskelt, sest et seda vaadates on järsku nii selge, kuidas nii suur osa sellest meediast ja meelelahutust, mida me tarbime, on niivõrd viimistletud kogu aeg ja kõik on nii ette valmis mõõdetud ja planeeritud, et selle Mulaney mini talk show'de seeria kõrval nagu see tundub korraks nagu natuke isegi nagu liiga kramplik ja nagu ette aimatav. Et mulle meeldis see eksperiment, et nad seda tegid, et Netflix proovis teha laivi, see on nagu huvitav, noh seda loomulikult nüüd saab vaadata järele ja siis sa ei saa enam sinna stuudiosse helistada, aga lihtsalt see, kuidas nagu ei millestki
luuakse mingisugune sihuke atmosfäär, et sul on lõpuks endal ka sihuke tunne, et sa oled nagu, ma ei tea, midagi suitsetanud või midagi on nagu teistmoodi. See kõik on nagu väga-väga lahe ja ma soovitan inimestele sellist lõbusat jutusaadete sarja nagu Everybody's in LA. Vaata sellega sa rääkisid mind ära küll, et seda on nagu lihtsalt mõnus taustaks vaadata, et ta ei tekita nagu negatiivseid emotsioone. Ma olen ajanud hästi palju siukseid sarju taga, näiteks mulle väga meeldis, see läheb kokku meie sellekordse siuke Euroopa Liidu nohikliku teemaga, et Jupiteris on selline sari nagu Parliament, mis on vist mingi Prantsuse-Belgia, ma pakun, ühistootmisest tehtud sari ühest noorest mehest, kes läheb Euroopa Parlamenti, siis Euroopa Parlamendi saadiku nõunikuna tööle ja see premise on siis see, et tema ei tea parlamendi töötamisest väga mitte midagi. Ta loodab, et ta läheb siis tööle ja tema siis saadik selgitab talle ära, sest see saadik on seal selleks hetkeks juba mitu aastat olnud, aga tuleb välja, et see saadik on väga osavalt üritanud peita ennast oma kabinetti ära ja ei tea ise ka, kuidas Euroopa Parlament toimib ja ei oska seda nõunikku kuidagi aidata. Kõlab nagu riigimehed. Ta on väga sarnases joones tehtud tõesti. Riigimehed on ka, ma olen seda nüüd uuesti vaadanud, eriti siin pärast, väga lahe on vaadata riigimeeste teist hooaega, eriti nüüd pärast Euroopa Parlamendi valimisi, kui pooled erakonnad on otsustanud hakata nagu sisemiselt plahvatama, et siis on nagu seda teist hooaega, kus tehakse nüüd, teeme nüüd ühe õige erakonna ära, et seda on väga nagu lõbus vaadata. Aga Parlament on fun. Ma soovitan esimest hooaega, ma leidsin kuskilt ka vist mingi TV5, mingi Prantsuse telekanal TV5 striimib ka teist hooaega, aga see mulle meeldis vähem, ta oli natuke liiga absurdseks kirjutatud tolleks hetkeks. Aga mis mulle eriti meeldis, mis mul seostus selle sinu jutuga, et siuke mõnus asi, mis ei tekita negatiivseid emotsioone. Ma vaatasin läbi terve Kim's Convenience'i vahepeal Netflixist, mis on väga lahe sari, mida ma ei olnud üldse varem tähele pannud, aga mulle väga-väga meeldis. Soovitan teistele ka. Kuigi mind õudselt on hakanud häirima, et tundub, et kõikidest streaming teenustest on saanud põhimõtteliselt nagu cable TV või nagu, et selleks, et nagu nautida televisiooni, nüüd sa ei pea ostma mitte kalleid nagu digi-TV või kaabel-TV pakette, et saada nagu sadu kanaleid, mida sa enamasti ei vaata, sa tahad sealt mingeid üksikuid asju ainult näha, mida sa pead siis nendel tingimustel vaatama. Et siis nüüd sa lihtsalt pead nagu 10 erinevat voogedastusteenust omale kuskilt võtma, et igast ühest umbes ühte sarja vaadata. Ja. See oli mul kuidagi seotud sellega, et Netflix wants to be TV, eks ole, et nüüd hakkame ka live-ülekandeid tegema, see on siuke, ei tahaks sellist arengut. See kõlas nagu samm selles suunas ja samas see tundub ka nagu täiesti, ma ei tea, loomulik YouTube katsetus. Teeb live päris palju. Ja mul ei ole mitte midagi selle vastu, ma ei tea, mul on null nostalgiat nagu selle vana televisiooni mudeli suhtes. Ega minul lihtsalt, minu mure ongi, et ta nagu liigub jälle tagasi sinna poole justkui, sellepärast, et nii palju, kui ma aru olen saanud, siis voogedastusteenuste ärimudel ei ole jätkusuutlik tegelikult. Kuidas, mis sa kuulnud oled selle kohta, sest ma ei ole mitte midagi kuulnud selle kohta. Ma panen, kui ma üles leian, ma nägin mingit väga huvitavat videot selle kohta, et ma võin selle lingi panna, et lihtsalt nagu see raha, mida sa saad tagasi inimestelt läbi nende voogedastusteenuste ei kata ära tegelikult seda nagu sisuloomet sellises mahus nagu vaja on, et see varasemad televisioonimudelid, mis olid oluliselt piiratumad, kus oli ka nagu see kõik oli rohkem nagu stuudiote käes ja need mahud olid sellised manageeritavamad, toimis paremini, et nüüd me oleme läinud selleni, kus sa nagu maksad ühtset kuutasu, mis peab olema suhteliselt madal, sest nagu konkurents on nii tihe, inimestel tihti nagu peabki olema mitu voogedastusteenuse lepingut, mis on nagu läheb lõpuks päris kalliks, siis lihtsalt nendele stuudiotele ja sellele nii-öelda meelelahutustööstusele, et nagu sealt ei ole võimalik jõuda väga lihtsalt sinna, kus sa nagu kasumit toodad, et ma ei ole kindel, kas keegi peale Disney Plussi ja ma ei ole ka sellest Disney Plussi kasumlikkuses kindel, et kas on üldse jõudnud veel oma ärimudeliga päriselt plussi. Kõik nad nagu meeletult panevad raha sellele sisuloomele, et teised üle luua või üle lüüa oma sarjade ja filmidega, aga kas nad selle lõpuks siis ka nagu tagasi toovad ja kas on võimalik muuta nagu kestlikuks, et see on päris suur küsimus.
Mingit analüüsivideot ma selle kohta nägin, ma struggle'in praegu natukene sellepärast, et ma ei mäleta päris täpselt kogu seda sisu, aga kui ma selle üles leian, siis ma panen selle siia. See on naljakas, et tõesti Ivo terve salvestuse ajal on õues toimunud mingisugune action. Mingid lapsed tõmblevad seal. Et see lastemängu kilked ja hüüatused olid vahepeal nii valjud, et ma vaevalt kuulsin, mida sa räägid. Jumala tüütu. No et grumpy old podcaster istub siin. Nojah, ma ei tea. Ma loodan, et ma järgmine kord olen nagu vähem grumpy. Ma ei tea, miks ma üritasin täna olla hästi positiivne. Võib-olla sellest ongi, ma väsisin õhtuks ära. Jaa, sa üritasid liiga, sa pingutasid üle. Võimalik. Oma positiivsusega. Vaatame, kas Euroopa liidrid on läinud õhtusöögile. Jaa, nad on läinud õhtusöögile. Mida see tähendab? Kas see on sama tähendusega nagu siis, kui Vatikanis hakkab tulema, mis värvis võits sealt peab tulema? Valge peaks tulema siis, kui on valitud. Lihtsalt tavaliselt õhtusöögi ajal arutatakse siis selliseid keerukamaid küsimusi. Vähemalt täna oli plaanis õhtusöögi ajal siis rääkida, kes saavad need põhitöökohad. Nii et näis. Kus nad einestavad? Nad einestavad nõukogu hoone allkorrusel sööklas, kus tavaliselt see söökla, ka mina olen seal einestanud. Ma olen ka käinud 2 või 3 ülemkogul, 2 kindlasti, ma ei tea, kas 3. Ja praegu ma hakkan mõtlema, et nad ei ole isegi mitte Brüsselis, vaid nad on Luksemburgis, kus on see mingisugune suur hoone, kus peetakse kõiki neid nõukogu ülemkogu kohtumisi. Et ma olen ka seal sööklas käinud, see söökla ei ole midagi kohutavalt nagu sellist uhket või peent, aga kindlasti nagu neile pakutakse seal natukene uhkemaid roogasid, kui siis nii-öelda keskmiseks lõunaks või õhtusöögiks seal tavalistes olukordades. Ma ei tea, ma arvan, et kui nad tahavad olla rohkem relatable ja nagu normaalsete inimeste moodi, siis oleks võinud olla seal neil väike süke nutitelefoni kasutamise aknakene, et 10 minutit kõik saavad võtta oma telefonid välja ja siis tellida endale, ma ei tea, mis kullerteenused seal toimivad, aga põhimõtteliselt tellida endale kulleriga toitu sealt, kust igaüks tahab. Neil võetakse telefonid käest ära tavaliselt mingiteks nagu tihedamateks aruteludeks. Antakse telefonid korraks kätte ja siis kõik tellivad süüa endale ja siis 1000 kullerid ratastel ja autodes järsku niimoodi, et kui linnulennult vaadata, et siis see on nagu siuke mingisugune verevool nagu hakkab minema sinna selle südamiku suunas. Kõik need toitained liiguvad nendes mis see termokottides või kuidas neid nimetatakse? Liiguvad sinna see meenutab mulle mingit sükest asja vist, äkki see oli Pizza Hut, ma ei ole nagu 100% kindel, aga väidetavalt Pizza Hut oli vist siis see, kes Washington DC-s tegutsedes ja ma tervitan siinkohal Märt Belkinit, kelle suurepärases suvariigi podcasti siis Mälumängus ma kuulsin seda fakti ja olen selle nüüd poolenisti unustanud, nii et Märt, ma vabandan, kui ma palju siin sassi jään, aga ma mäletan seda umbes niimoodi, et Washington DC-s umbes Pizza Hut teadis, et toimub mingisugune riiklik hädaabi olukord, sellepärast, et nendesse NATO hoonetesse või mingisugusesse nagu selliste turvastruktuuridega seotud hoonetesse hakati järsku suures hulgas pizzat tellima. Okay. Et nad seal toimusid mingid tõsised arutelud, järelikult telliti seal päris palju pizzat, ja siis et kõik telliti sealt ja siis nähti, et järelikult toimub midagi tõsist. Et siis ülemkogu puhul siis saaks sama. Ma just üritasin vaadata ülemkogu menüüd, aga ma ei, Politico tihti ütleb, et mis siis seal nagu lauas pakutakse, aga praegu ma ei ole veel seda postitust kuskil näinud. Tahaks ikka teada saada. Tahaks teada. Ma pärast ütlen sulle, kui see tuleb. Kindlasti. Pane saate märkmetesse. Pane saate märkmetesse. Kas lähme lisasaate juurde, tõmbame tänaseks kokku? Kas ma olen liiga pahaseks juba läinud? Ma ei tunne ennast nagu mõjutatuna sellest, aga sa oled üsna turtsakas ja väsind ja
ma haigutan kõvasti, seda ei ole näha. Tülpinud. Sa hõõrud oma silmi praegu. Ma lihtsalt unin. Sa oled unine. Ma lihtsalt, kas me salvestame veel, sest monitor lõpetas töö igal juhul. Salvestame veel. Lihtsalt ta läheb vahepeal puhkerežiimile. Võib-olla meie tavasaate lõpetuseks teeks sellise vahekokkuvõtte, et ma olen siin, natuke ikka püüdnud kuulata ka muusikat ja jälgida, mis toimub muusikamaailmas. Siin on ka mõned kontserdid tulemas, üks nendest, mis hakkab lähenema, on kontsert, kuhu me lähme sinuga koos, mille sa olid vahepeal isegi ära unustanud. Sa ei mäletanud, kus see kontsert toimub. Alustame sellest. Ma arvasin, et see on kuskil Riias, aga ma lihtsalt mõtlesin Riia versus Läti, et see on Lätis. Ja see ei toimu Riias. Okay. Ühtlasi sa isegi ei mäletanud, et see kontsert, et üldse on plaan minna sinna kontsertide. Sa ei mäletanud, et sa olid ostnud piletid sinna. Ja ometi see kontsert tuleb ja ometi me lähme sinna. Kas sa saad mulle öelda, millal see tuleb? Sa saad teada siis, kui ma lasen signaali su maja ees autoga ja ütlen, et hakkame sõitma. See on nagu see Mina, Pets, Margus ja Priit, et ma ei kuulnud vist äratuskella, sest muidu poleks läinud nii. Jah, ma praegu ei tea, mis laud see on. Sa ei tea, Petsi romu BMW, taeva abiga see laud, viib meid jälle Pühajärvele. No põhimõtteliselt see on seesama olukord. See on seesama olukord põhimõtteliselt, jah. Et me viime sind Lätti lihtsalt, sest seal esineb ansambel The Smile ja ühtlasi olen mina minemas Coldplay kontserdile. Kus Coldplay esineb? Põhjanaabrite juurde. Milliste? Tulevad nad. Soome või Rootsi või? Soome. Okay. Et, su õde käis vist eelmine aasta Coldplay kontserdil, kui ma õigesti mäletan, talle väga meeldis. Ja ma ei tea, kas ta on nagu 2 korda käinud. Ma tean mitmeid inimesi, kes on käinud nüüd järjest, et sellest on ka saanud natuke nagu siuke asi, et see Coldplay tuur, mida kõik nii palju haibivad ja ma arvan, et õigustatult, ma ei ütle seda praegu niimoodi nagu kõik haibivad. Ma tõesti usun, et see on vägev, sest ma olen kuulnud nii palju positiivseid muljeid inimestelt, kelle muusikamaitset ja ma ei tea, arvamusi ma võtan tõsiselt. Et sellest on saanud natuke nagu siuke asi nagu vaata Eesti suveteater, et üks suvil minnakse vaatama mingit tükki, mis väga meeldib ja siis minnakse järgmisel suvel uuesti seda sama asja vaatama, et kuidagi, et elamus on sama kõva ka teinekord. Lihtsalt minnakse uude kohta võib-olla. Nii et stay tuned, kindlasti muljetame ka nendest suve kontserdi elamustest. Ma ei tea, kas ma vist mainisin, et Lätis siis ootab meid The Smile. Mainisid, isegi mulle ei meelde seekord. Võib-olla sellepärast saaks ikka seda Smilersi laulu laulma, sest et The Smile on ju teatavasti Smilersi coverband Inglismaalt. Ma arvan, et see on ühtlasi meie osa pealkiri. Ja ma tahtsin lihtsalt osa lõpetuseks öelda, et jälgides muusikamaailmas toimuvat, mul on tekkinud ka paar sellist favoriiti aasta lemmikalbumite. Juba siin poole aasta märgi peal. Jah, top 3 jaoks isegi. Ja need on Billie Eilishi uusim album Hit Me Hard and Soft ja teine on minu ammuse suure lemmiku ansambli Dive uusim album Frog in Boiling Water. Võib-olla ei peagi väga palju pikemalt nendest rääkima, ma lihtsalt märgin ära, et siin aasta keskel mul on tunne, et ega ma nendest albumitest küll vist mööda vaadata ei saa, kui aasta lõpuks jõuab oma loomuliku lõpuni. Ma usun, et need 2 albumit figureerivad väga kõrgel kohal mõlemad, sest ma ei suuda nende kuulamist lõpetada ja nad on mõlemad väga huvitav ja võimas edasiminek, ma arvan, mõlema artisti / bändi teekonnal. Ehk siis, kui me aasta kokkuvõtted teeme, tuleme nende juurde tagasi tõenäoliselt. Jah, tuleme.